Täna räägime keskkõlarist. Keskkõlar on üks väga tähtis kõlar. Üks tähtsamaid kõlareid, mida te ostate. Miks on keskkõlar oluline? Keskkõlar on oluline sellepärast, et ta esitab 50% ja rohkem protsenti helist, mida te kuulete. Niipea, kui te ühendate oma süsteemi keskkõlari, juhtub asi, et need põhikõlarid ehk vasak ja parem esimene kõlar muutuvad sisuliselt nagu surround kõlariteks. Ehk nendest kaob ära see jõud ja võimsus. Saab ka reguleerida nii, et see ei kaoks ära, aga tihtipeale automaatselt ühendades plaksti. Jõud tegelikult läheb keskkõlarisse. Aga kui keskkõlar on, ütleme lihtsalt välja, kui keskkõlar on kehva, kui keskkõlar maksab 100 eurot ja ta peab esitama peaaegu kõike, mis toimub selles ekraani peal, siis ta jääb kehvaks. Näiteks te ostsite tõesti 250 eurot vasak ja 250 eurot parem, ehk 500 eurot ostsite põhikõlari ja siis ostate juurde 100 eurose keskkõlari, siis te halvendate oma heli tohutult palju. Ehk te ei kuula enam mitte 500 eurosest komplektist, kõlarikomplektist, vaid kuulate tegelikult heli 100 eurosest. Lihtsalt sellepärast, et keskkõlar esitab väga ja väga palju heli. Ärge seda kunagi unustage. Mul on siin video, panen üles selle lingi, kui olete võib-olla näinud või kui ole, kus ma vahetan 1000 eurose keskkõlari teise 1000 eurose vastu. Mul tegelikult on garaažis üks 250 eurose keskkõlar juba aastaid pakendasin ära. Tahtsin teile näidata, et miks ma seda ei ühendanud ära, vaid hoopis keelasin keskkõlari, aga ma ei leidnud seda üles. Aga ma räägin teile sellest. See on sellepärast, et kui ma ühendan 250 eurose kõlari oma süsteemi, siis see kõlab halvasti. Keskkõlar esitab tohutult palju heli ja ma kaotan kvaliteedis. Nii lihtne see ongi. Ma ei tahtnud ühendada sellist kõlarit. Sest ma teadsin, et see mängib oluliselt kehvemini, kui mina tahaksin. Samas, kunagi ammu, kui ma teda kasutasin ja kui ma ta ostsin, ta oli minu jaoks väga hea kõlar. Tunduvalt parem kui see, mis mul enne oli, mis maksis poole vähem. Ja see ongi selline, ütleme nii, kogemuse ja maitsete ja soovide küsimus, et kas te lähete selle kallimate peale kogu aeg või leiate, et on juba piisav, et see on niisugune maitse asi. Et see ei ole praegu teema, aga ma tahan teile seletada just seda, et miks on keskkõlar hea ja miks ta peab olema, ütleme, kallis. Kallis on vale öelda. Kallis on igaühele erinev asi, aga ma seletan, et kui teil ei ole need esikõlarid ühesugused, sama kvaliteediga, siis te helis kaotate. Ja ma alati soovitaksin osta pigem parema keskkõlari kui halvema. Just kui võrrelda siis neid vasaku ja parema põhikõlariga. Kui te hakkate keskkõlari kasutama. Sest et keskkõlar esitab rohkem ja rohkem heli. Ta tõesti esitab nii palju heli, et ise ka ei usu, kui palju ta esitab. Nüüd, kui te ei ostnud head keskkõlarit, siis te heli läheb tunduvalt kehvemaks. Te mõtlete, mis juhtus? Ma ju ühendasin ühe kõlari juurde. Nüüd on rohkem kõlareid, heli peaks olema parem. Aga ei ole, heli läheb kehvemaks. Ja heli lähebki kehvemaks sellepärast, et vasakusse ja paremasse kõlarisse enam seda põhiheli ei lähe. Põhiheli läheb keskele ja keskkõlar ei ole piisavalt hea. Ei saa oma tööga toime, kehvem. See ei ole mitte nii, et kui ostate rohkem kõlareid, siis need see summeeritakse see kogu maksumus või ütleme, et see headus tõuseb. Ei, iga kõlar on ikkagi individuaalne ja seda ei saa selliselt, ütleme nii, et summeerida. Et ostate näiteks, iga kõlar on näiteks 100, 100, 100, 100, 100, ostate 5 kõlarit ja siis panete subwooferi 6. Veel ütleme 100 või 200, et kokku siis süsteem näiteks maksab teil 600 või 700 eurot kõlarid, siis tegelikult te kuulete ikkagi põhiheli, te kuulete tegelikult sellest keskmisest 100 eurosest kõlarist. Ja teine on subwoofer. 2 asja. Ja ülejäänud need 100-sed. Vasak parem esimene, tagumised surroundid, need võivad 100 eurost olla piisavad, aga need põhiheli tekitajad ehk keskkõlar ja subwoofer võivad olla
liiga kehvad selle süsteemi jaoks.